Mis jalanud teevad? Need sealt heaolu keskusest. Okei, see on juba see on hea selgitus. Meil see läbi saab. Ikka veel vatalada. Ei, ära ma arvan, et see kohe saab läbi. Super, okei. Ma ei minna enam ka selles mõttes. Põhine podcast. Maha magasin. Haip. Nii, igatahes see oli nii halb haip. Me peame seda harjutama veits. Igatahes, tere tulemast tagasi Põhine podcasti. Tere. Meie oleme siin Maria, Reimo, Saara. Meeldib. Ja tänane episood on meil, me dubleerime, hästi palju dubleerime. Kõik, mis ette juhtub, dubleerime. Dubleer. Alguses, kui sa ütlesid seda, siis ma mõtlesin dubleerima, see tähendab nagu duubeldama, et sa teed nagu mingist asjast nagu duubeld, copy ja paste. Ja siis ma nagu igaks juhuks mõtlesin, et mingites keeltes on see, kus sa mingi filmile peale tehakse hääli või mingid siuksed asju, siis ma guugeldasin ja siis Eki ütleb eesti keeles tähendab ka see seda sama. Aga ta kõlab dubleerima, duubelda, see on ju, ma ei tea. Moetööstus on ka teistsugune asi dubleerimisel. See on nii igav, ma tegelikult ei viitsi rääkida. Aga hea selgitus. Okei, no põhimõtteliselt on kanga, siis sa paned nagu liimi kanga sinna pressiga paned peale ja siis ta on nagu tugevam. Lihtsalt paned liimi juurde kangale, et ta jäigemeheks sealt nagu. Jah. Aga kui nagu panna pesumasinasse, kas see liim sulab üles? No oleneb. No, see on ju see joppamise peal, ütleme niimoodi. Paned pesumasinasse, meie isa palve ja siis vaata, mis ta välja tuleb. Ja siis sa palvetada, jah. Võt. Kõva. Aga meie dubleerime täna videosid, ehk siis me leidsime Reimo vana lemmiku seriaali ülesse. Ei, see ei ole Metskass. Vaprad ilusad ei ole. Ei, see ei ole see, vaid see on Lumejänesed. Haip. Ja täna me siis teeme niimoodi, et... Tegid kurgu naeru või? Kuidas see? Mul ei tule. Okay. Igatahes. Issand jumal, seda tuleb kattida seda videot. Okei, lähme edasi. Me otsime siit Lumejänestest siis üles ühe koha, mille Maria tegelikult üles otsis juba. Aga ma ei teadnud, mis Lumejänest üldse on nagu... Ei, sina just tead. Ma just ütlesin, et sa tead, ära räägi ennast sisse. Äkki need kuuled, kas Saara ei tea, mis Lumejänesed on? Ei võin jälle. Okay, ma päriselt mõistab korda kuulsin. Päriselt? Ausalt, käsi südamel. No sa oled vanem ka, vaata. No Lumejänesed on siis 21. sajandi alguse selline laste seriaal, kus siis 4-5 näitlejad, 6? No neid olid ikka päris palju seal. Oli või? No need jänesed on juba mingi 4-5 või? No jah, neid mein tegelesin mingi 4. Jah. No üks karu ka. Seal on karumõmm ka. Oi, mulle ei meeldinud see karu. Kui keegi oleks mulle kunagi presenteerinud seda ideed, me vaatame Lumejäneset ja siis ma küsin, mis see on? No 21. sajandi algus, 6 neid. Ma oleks juba, et okei, lämme midagi muud. Mujuma peale. See kind on midagi siukest. Aga see on nagu teletupsud, aga Eesti versioon. Okei, see on juba hea selgitus. Jah, kinda. Jah. Aga vaata, no teletupsudel, et sa kannatad nagu vaadata seda. Lumejänestel veits hirmus on. Aga minu meelest Eesti omad on alati hirmusad. Ja. Mingi kivi, mingi nõi. Mõmmiaabit ja. Jah, mõmmiaabit, siis on nightmare. Igatahes me proovime siis ühte lõiku siin võimalikult täpselt jäljendada. Maria, kui sa saad, otsi see koht üles, mida me hakkame jäljendama. Just enda poole tõmbad. See on nii stakk. Oi, see on väga stakk. Ma panin 2 poolt teibi kinni selle. Ja, need kummijalad, see on mingi tatiga üle käidud, et see vastu klaasi võtaks ikka. Ei, see on nii kallis, sest seda on nii raske vaata.
see, kuidas nõuka ajal kvaliteeti vaadata. Päris palju kivi on sees, aga ju siis on hea. Oota, kas me oleme valmis? Kas on vaja sulle sissejuhatus ka, et ei, vaatame lihtsalt täitsa selle. null. Kui pika lõigu me vaatame? Ma ei tea, Maria otsustab. Ma ei tea, ma ei usu, et palju. Okei. Sest, oota, me ju peame niimoodi tegema, me vaatame väikest lõiku ja siis me hakkame kohe ise tegema, on ju? Nagu seda häält järgi. Kinda jah, et võtame konkreetse lõigu, vaatame selle läbi ja siis proovime nagu igaüks jäljendada. Paneme sealt samast uuesti. Ja sul on mingi 3 jänkut räägib korraga, kes me saame nagu ise omavahel nagu seda, või kuidas see... Okei, mina ei ole näinud seda. No vaatame, minu meelest see ikkagi oli. No vaatame siis. Janis, kas sa kuuled midagi? Ja nüüd, poisid, võtke oma taskuraamatu esimene lehekülg lahti ja kirjutage sinna suurte tähtedega päevi ja alla oma nimi. Kohe. Mina võtan ka tänase päeva puhul täiesti uue taskuraamatu ja alustan just tänasest päevast, sest tegelikult on ju põhjust küll. Siiani või? Või läheb edasi või? Või läheb edasi veel või? Valmis. Väga vägevalt. Sest nad tegelikult hakkavad lõpus seal mängima jalgpalli ka. Järgmine ja kirjuta sinna kõik tänase päeva asjad üles. Aga tundub, et see karu räägib kõige rohkem. See karu räägib kõige rohkem. Proovime jäljendada seda karu. See, kes käsk hakkas jagama selle alguses või? Jah. Nagu me... Oota, mis minutilt sa panid selle? 10.59. Okei. 10.59. Okei. Ehk siis sellel karul on siuke pigem nagu madalam hääl. Ta on siuke natukene moosise tummisesusega ja tal on kuidagi selline, no pigem malbe. Jah, sa teed seda häält siis? Ei, me kõik teeme seda. Ja siis, kellel kõige parem on, siis... Nii, okei. Aga see oli kõrvaltegelasi ka veel see. Valmis! Aga siis ei ole üldse ju palju teksti. Aga siis vaata, pane mingi suvaka koha peale. Seal hakkab mängima ka veel. Soojaga ja mina panen kõik kirja. Aga tundub, et see karu on main character. Mina teen siis väravad või? See on nüüd see jalka või? Jah. On ju gripi veits? Nii, ja meie kirjutame kõik asjad. Tean, ma kunagi arvasin, et see suurem karu, et see on Genka ju. Oh my god! Oh my god! Minu meelest ei ole ju, see ei ole loogiline. Ei, see ei ole Genka. Ei, siin ei ole üldse mingit teksti ju. Oota, nüüd pane edasi. Ma võime selle 10.59 panna ja siis keegi meist proovib seda öelda, mis ta ütles seal. Kohe vaatame. 10.59. Aitäh! Kohe otsaga! Kohe otsaga! Võtke oma taskuraamatu esimene Mute või? lehekülg lahti ja kirjutage sinna suurte tähtedega päevi ja alla oma nimi. Uretanud! Palun. Nii, okei. Kas siin subtiitreid saab ka alla panna või? Ei, see on cheatimine. Ongi hea, kui tuleb peast. Okei, mis ta ütles? Oota. Ma nüüd ei olnud valmis. Poisid. Oota, kuulme korra veel. Kõva jänes. Viimane kord. Taskuraamat. See on kõva jänes. Kahe otsaga. Kohe otsaga! Nüüd, poisid, võtke oma taskuraamatu esimene lehekülg lahti ja kirjutage sinna suurte tähtedega päevi ja alla oma nimi. No, see Okei, päris hea. teeme seda lõiku siis. Saite aru, jah? Nii, kas paneme nüüd mute'i peale selle ja siis proovime järjest minna? Kuidas see rolliteatuse teeme? Et üks on karu ja siis teised hämavad sinna juurde mingi ja. Saame hakkama või? Kes see vabatahtlik, kes karu teeb seda? Sina oled praegu karu. Okei. Ja siis pärast võime vahetust teha. Ahah. Ei ole mute veel vist öeldine. No nüüd ma panen mutele. Ait. Nii, olete valmis? Nii, võtke pliiatsid. Aitäh! Palun. Aitäh! See on kahe otsaga. Ja nii, poisid, nüüd võtke oma taskuraamatut
ja üles kirjutage suurte tähtega päevik ja alla oma nimi. Ja ma panen siit need patsid kokku. Ma sain valmis! Oota, ma... Kõva! Ei, see oli norm ju. Teeme uuesti või? Tavai, siis vahetame rolle. Sama või? Ma võin karu olla. No. Nii. Ma tahan selle, kes 2 otsaga ütles. See on päris hea lain ka, nagu mul nii meeldib. Aga ei ole. Nii, oota, mis see tekst oli? No nii, võtke pliiatsid ja... Aitäh. Palun. 2 otsaga. Sulle ka palun. Pliiats. Nii. Ja nüüd... Nüüd oli 2 otsaga. Istuge maha. Avage oma taskupäevik. Nii. Ja kirjutage suurelt päevik. Päevik. Ja alla kirjutage oma nimi. Ja valmis. Kõva jänes. see on norm. Nii, Maria, oled karu, jah? Jah. Ma arvan, mulle ei meeldi midagi. Ja nüüd, jänesed, ma annan teile taskuraamatu. Palun. Ja pliiats ka. Palun. See taskuraamat, eks ole? Pliiats. 2 otsaga. Ja nüüd kirjutage siia taskuraamatusse suurelt päevik ja siis sinna alla kirjutage oma nimi. Saate hakkama, jah? Päevik. Ja päevik kirjutage ja joonistama nägu. Ma joonistan ka. Valmis. Kõva. See on suht norm. Kas me võtame ühe lumejänese mingi hetke veel või vaatame Teeme mingi veel, aga teeme seda, et me kõik seda sama üle ei tee. Teeme ühe korra lihtsalt. Sobib. Sobib. On mingit veel kohta, vaatame algusesse äkki. Ma tean! See on jänes. Jaa. On jah? See on jänes. Kõva jänes! See mees on ikka nüüd täitsa lõpp nii ümmarguse näoga. Nii ümmargune on selline. Mehed, mis on nüüd? Kujutage ette seda täiskuu näoga meest seal oma tooli peal istumas. Istubki. Tere mehed! Ma olen tagasi, ma olen puhkuselt tagasi. Tere! Tervis! Tere, Kallis! Teeme siiani. Ja see on hea. Tavai, mina tahan seda sinist jänest. See, kes ilmus või? See, kes pikkade sukeste kõrvadega on. See, kes reageeris vastu sellele, kes sinise habeme ja asjadega oli või? Temale reageeris vastu. Selle kenkale. Ja sa tahad kenka olla või? Ma võin kenka olla, jah. Kas sa oled kõva jänest siis või? Kes ilmub või? Jah, mul läks ta rida meelest. Ja ma ei mäleta mitte midagi enam. Aga jah, siis on kõige alustada. Ta ütles ainult tere. Aga kas siis sa teed ise seda ilmumise häält ka või? Okay. Ma teen back'i veid selle ilmumise hääle. Tavai. Oota, aga ma üldse ei mäleta, millest jutt käis ju. Ma ütlesin, nii, suur ümmargune nägu ja see oli kõik. Ta oli see, Kas te tahate, kuulame ühe korra veel või panen käima? Nii. Olete valmis? Aga jänes, mis ta oli?
Kõva jänes. Oi, tal on niimoodi, nii ümmargune, pea nagu ümmargune. Jah, no aga siis, aga ta see kappab ringi ja see... mida? Tere jänesed, käike... Tere! Oi, see palju näinud. Nad istus kõik maaga. Ei, see on norm. Lähme edasi. Nüüd on meil Nüüd on vaprad ilusad. Nüüd on vaprad ilusad. Järjekordne Reimo lemmik. On vaprad ilusad. Ja kirgede torm. Mingi 70 aastat lihtsalt järjest eetris olnud. Sajandi armastus on ka üks mul lemmikutest. Ma millegi vaatasin kodus ja võõrsil. Mitu aastat see oli kuskil 80-ndate lõpust 90-ndate algusest järjest olnud kogu aeg lihtsalt. See on üle 30 aasta, 40 aastat vist oli äkki katkematult olnud. No põhimõtteliselt neil jookseb minu meelest 1000 episood. Ma olen kuulnud. Ülipalju. Õnne 13 ka kaugel pole. Millalgi oli see Austraalia saade ka kodus ja võõrsil või? Mida ma ütlesin siis? Mis see Ta ütlesid? just Okei, ma mõtlesin, ma kasutasin mingi teist nime. Jah, kodus ja võõrsil. Siis ma katusin ära vahepeal. Home and away. Okei, mul on paar shortsi siin või video, mida me vaatame ja siis vaatame, ma ei pane üldse häält peale. Üldse mitte. No pane käima, vaatame, mis tuleb. Kumb esimesena alustab? Ma olen Kätt siis, sa oled Reimo. No. Tere! Ma ei tohi siit alt lugeda. Minu nimi on Kätt. Oleme tulnud siia robootikaklubi ukse taha. Tere! Kuidas teie tunnete ennast praegu? No tere, ma ei ole Reimo. Mina olen Reimo. Tunnen ennast päris hästi praegu. Ma pean veel midagi lobisema. Issand. No jah, siin tead täitsa tiim selles suhtes, et ma siin arvutiga Issa, ma pean nii palju inimesi näitlema, vaata, see on ühe mehe töö praegu. No ja siis... Ja nüüd me saime... Mis asja? Nüüd kordab. Aga proovime... Ei. Kas sa suudaksid saaksid hakkama sellega? Ma ei tea, ma mäletan see meelega kreisilt kuidagi monteeritud. See on need häälitsused. Proovime või? Kas me proovime selle tekstiga või? Võime. Siis 6 ring hakkab. No võib-olla. Okei. Nii, kes see on, kes? Tehke ringiga sul uuesti Kätt ja siis vahetame kogu aeg, nii kui inimene vahetame. Okei, tavai. Nii, nüüd hakkab jah. Hei, täna oleme tulnud Tallinna Tehnikakõrgkooli Laboli robotiklubi. Valmistub lahinguks. Räägi meile robotist, millega te robolahingule lähetele? Elu mõte nagu no võib-olla, ma ei tea, mingi Küsimus, mida? Lähen koju. Näeme robolalahingu. Oi, palun vabandust. Hai. Tavi, võtame järgmise. Võtame selle. Kes on Tanel? Ma võin olla. Sa oled Karl siis. Mäng on telefonis. Valgast juba jõuame kuhugi. No kui sa Valgast oled, siis üldjuhul ikka jõua kuhugi. Mingi ülekuulamine. Sulle meeldib enda häält kuulata kogu aeg, sellepärast sa nagu alustadki seda podcasti või? Mulle meeldib naer. Mulle meeldib armastus. Need on nii kiired, mis ei suuda lugeda nii kiiresti. Need on nii kiired. Aga teeme nüüd meil loe alt. Ja meema osa tuleb.
ma dubleerin iseennast. Ma tean, et mina olin seal ja Karl oli ja Meema. No siis ma olen Miika Memo. Toi. Seal Karl siis. Toi. Mingi asi tuleb ette panna, et ei saaks lugeda silma automaatselt, ei suuda muud teha kui lugeda. Ma võin hoida oma kätt. Tavai. Kas sa olid see vend Statoilis, kes oli Kiilas ja ma arvan, et see olid sina seal? Põhimõtteliselt meid on suht palju linna peal ringi, et ma Kristiines tegelikult ei ela. Et jah, meil on et kas vaata ükskord... Ei, oota, mis asja? ei, no kiilakas vaata. See oli mega! Ja see oli päris hea. Kas võtame järgmise või teeme veel seda rollide vahetusega? See teine on üli huvitav, ma tahaks näha, kuidas see läheb. Mulle meeldib need lapsed seal. Mulle ka. Tähendab... Te tehke seda, laste seda, ma tahan näha. Oota! Sus. Kes on kes seal? Ole sa see väike laps ja sa käitu. See, kes pildi peal on. Aga lapsed vahetuvad, siis te vahetute. Okei. Aga ole sa läbivalt see kutt. See on mu lemmik ka. Aga kas te mäletate, mis Kätu küsis ka seal või? Jah. Mina näiteks ei mäleta. Jah. See on terve see, okei. Midagi mäletan. Kas sa saad mulle vihje näiteks? Ära ütle seda õiget lauset, mis ta ütles. No, puhkus. Puhkus. No see ei anna sulle üldse, aga davai. Reis. Okei. Siis ma üllatan ka teid oma küsimusega. Oota. Mida? Ma tahtsin korra küsida, kui sina küsid mingi täiesti suvaka küsimuse, aga siis ma ikka vastan nagu see poiss või? Ma panen hoopis teist asja siis või? Siis sa vist vastad mu küsimusele. Nagu see poiss seal vastas või? Okei, nüüd... No sellega vist kokku minema, kui te ei mäleta küsimust. Siis sa vastad mu küsimusele? Või ma peaks praegu teadma, mis küsimus tuleb või? Ta teab seda hoiakut, mäletab, ta saab imiteerida lihtsalt seda hoiakut. Nagu sa küsid, mis sa mäletasid ja Maria saab nagu selle kuti hoiaku pealt nagu imiteerida. Ja see oli sõna puhkus või? No, reis. Reis. Vanemad. Suvereis ja vanemad. Räägi mulle, mida te puhkusel teete? No me käisime Gotlandil. Selge. Minu vanemad, nad magavad paljalt, ilma alukateta ja ilma... No nüüd me siis vaatame siin ringi, lapsi on palju, igasuguseid suuri, väikseid, lühikesi, kõrgeid. Lähme sinna Oh my god, hüppame. Tere lapsed, tulge siia lähemale, mul on teile komme. Aga minu isa... Ja siis põhimõtteliselt nagu, mul on kõik nagu kahed koolis. Nagu ma ei tea, ma ei saa aru, et spiker enam ei tööta. Lendamas me käisime seal. No ja siis ikkagi mu vanemad on alasti seal voodis. Ja. Aga... Mul on sulle midagi rääkida. Tead? Oota, mul läks meelest ära. Ja, oota. Ja lendasime... Meil see läbi saab. Või ikka veel vaattalada. Ära mul see kohe saab läbi. Super, okei, ma ei minna ja ma ka selles suhtes. Jah. Aga minu isa sai omale sünnipäevaks... Kuula, mis ma räägin sulle. Aga tema sai sünnipäevaks suure aerupaadi. Olge nüüd tasa. No ja siis no me praegu siin mängime. See hakkas uuesti. Jah. Kas teeme vahetuse või? Et seda sama klipi uuesti või? Või võtame uue? Ma pakuks võtame uue. Iga kord. Võtame selle siis. Oota, kes seal videos on? See on rongisõit ju. Seal on Kätu, seal on Tanel, seal on... Ma võin Kätu olla. Ja seal on Tanel ja Mihhail Kirejev. Ma olen Tanel.
no põhimõtteliselt mul see rongi kogemus on selline, et nüüd enne oli vaata sinine, aga nüüd on oranž, aga mul on nagu oranži ei meeldi, sest see ei ole mul lemmikvärv ja nüüd ma ei taha enam üldse nagu rongiga sõita, saad sa sellest aru nagu üldse mitte, miks Tanel? No ma ei tea, sellest ei olene, vaata. Ma küsin ka nüüd vahele, ma tahtsin... Okei, värmine! Kes see räägib? Minu meelest Kats räägib siin terve aja. No. Davai, sa oled Kats? Mina või? Sa oled Kats, jah. Ja siin on näha, miks kandideerida spordivaldkonna juhiks. No tere, miks siis kandideerida spordivaldkonna juhiks? No tead, selles suhtes, et saa sporti teha, on ju, jah, ja siis no siin selle peal saab ka nagu kõndida, on ju, et üli fun ja tead, saa tule ka, eks ole, ja kandideeri, on ju. No ja siis neid saab siin tõmmata, vaata. Et põhimõtteliselt me kasutamegi ainult gym'i selles suhtes, et sa oledki nagu selle koha nagu juht siin, on ju. No ja siis tead, saab siin nagu venitada ja värki, eks ole. No ja siis seal see tšikka taga teeb trenni, on ju. Et selles suhtes meil on nagu tiimi värk siin. Teine on ka. Noh ja siis jah, meil on nagu rühma trenn peaga. Noh, jalanud jalga ja tule sina ka, tead, et pane ka jalanud jalga. No ja siis, noh, mul siinpool on need karikad, eks ole, mis ma kõik võitnud olen, et no valdkonna juht selles suhtes ma olen nagu suht nagu omale prof, aga tead, sa peaks ikka tulema ja siis sport ja värki, vaata. Mis jalanud teevad? Need sealt heaolukeskusest saadud naigid. Taaskasutuskeskusest. Nii, lähme vaatame korra mingid videosi veel. No promo. Millist te soovite? Keri veel näita, mis need on. Ennat ei julge küll. Seda võib ju. Üks kahest sellest... Kumb see parem oli? Ühel on pikem tekst, teisel on see, kus ta ära paneb mulle. See on see, mis ära paneb? See on ära paneb või? Vist küll, jah. Oota, siin on päris palju lõike. Kas seal oli erinevaid neid linde, on ju? Sa ole Saarah. Sa äkki mäletad kõige parem, mis nad rääkisid? Või tahab mingi lind olla? Ei, ma võin olla, ma lihtsalt ei mäleta, mis ma rääkisin. Okei. Ma võin lind olla siis. Lind või? Jah. Seal oli neid teised vahetused ka vist, on ju? Või oli ainult need 2? Siin oli äkki ainult need 2. Sa oled siis see kutt või? Jaa. Okei, mul siis see. Ta päris nimi on Rudolf. See kana või? Jah. No ma olen Rudolf siis. Ma olen see Fred. Tema nimi on Bruno. Fred. Olete valmis? Me näeme teksti. Oi, mis ohena, pohene. Ei, see on ju ainult... See on vale video. Jaa, see on vale video. Okei, siis Rahu. Okei, võtame midagi naljakamat. Kus on naljakas? Kõik on naljakas. Hendrik Terras. Milline? Suvalt. Sa oled siis Terras, või? No. Ma olen Reimo siis. Mulle meeldib, et põhimõtteliselt on, vaatan kaamerasse ja see squad üldse sealt vasakut läks üks vend ära, teine vend ilmunud üldse kohale ja kolmas on tilines. Ja ma nüüd praegu vaatan ringi, ei ole üldse kedagi, et kaamera panni ka jala peale seis. Mis ma siukse asjaga nagu üldse peale hakkan? Aga ma olen veel ju siin ja räägin sinuga, nii et ma ei, kõik ei ole ju veel nagu ära läinud ja kaamera ei seisa siin üksinda ja sina üksinda siin ruumis kollaste seintega ja kollase valgusega. Ei no ma saan aru. Põhimõtteliselt vaata, on niimoodi, et kui sa tuled siia ruumi, see valgus on nii vale, nagu ma ei saa. Okei, teeme viimase või? Tai. Okei, seal on 4 inimest. Kõik räägivad või? Ma just enamasti käitu. Oi, läheb juba. Ta võis olla käitu ja sa oled kõik teised. Kas teil on rääkida midagi tähtsat? No põhimõtteliselt nagu, kuidas sa siis nagu raha saad selles suhtes? No, sa pead korjama raha. Ei, nagu ma räägin tõsiselt.
ma olen Eesti Energiast, aga kas sa tead ka Läti Energiast midagi? Sest mina kasutan kodus Läti Energiat. ja. See on seesama elekter, aga teiselt poolt tuleb lihtsalt ja põhimõtteliselt me võtame, paneme otsast põlema ja siis tuleb teisest otsast välja, aga mu vanaema teeb teisiti. Tema võtab Saksamaa elektrit juba viimased 5 aastat ja süstib endale jalgadesse ja siis kätesse tuleb pärin ja nüüd me hoiame kätest kinni, et lamp põlema pole. Ja mu enda vanaemal oli sama lugu, aga siis ma tulin siia tööle. Mis asi see? Ei, see on norm. Ja see on pull. See on huvitav asi, mida teha. See on nagu siis, kui päriselt niimoodi teha, siis saad aru, kui mitte loovaju mul ikka on. Jaa, võtate kätes kinni. Siis läheb lamp põlema. Ei, võimas. Ei, norm. Pull. No äkki nüüd kõik teavad ka, mis dubleerimine tähendab. Ja. No mitte see, mis me tegime. Aga mõelge need inimesed, kes tegelevad selle, see laivis, kus tõlgitakse. Ja ma olen nagu mäletan, ma töötasin Swedbankis, seal oli mingi üritus, meil oli tagakabiinis oligi see otsetõlk, ma mäletan, kuidas ta nimetatakse. Ja siis ma võtsin neid kõrvaklapid huvi pärast, et kuulda, kuidas ta tõlgib. See on nagu crazy, see on nagu uskumatu, kuidas inimesed suudavad hoo pealt keerukaid lauseid. Sa ei kuule lauset lõpuni, aga sa pead nagu saama aru saada, kuhu see lause jõuab enne, kui see lause kuhugi jõuab, et sa oskaks eesti keeles juba sinna või inglise keeles peale laduda. See on crazy oskus lihtsalt, see on ulme. Olete te kuulnud nagu laivis, kui seda tehakse? No mitte laivis, aga ma olen näinud nagu samal ajal toimub see asi ikka. Nagu videoteel ma olen näinud seda koha peal. Crazy. No mulle meeldib sajandi armastus, kus see mees nagu mängib kõiki rolle, vaata, et ta on mees, naine ja siis sugulane, vaata, ja siis ta hääl vist vahepeal, kui ta naist räägib, ta veits nagu kõrgemaks. On või? Ma ei mäleta üldse, kas ta teeb kõrgemaks. Minu meelest natukene ta teeb, et nagu näidata nagu seda naise nii-öelda rolli siis. Teate, mis mul meelde tuli? Vaata, Eesti Laulul on see viipekeele see, mis selle mehe nimi oli? Tegi seda 5 miinust tegi või? Jaa. Ma ei tea, mis ta nimi on. Sa oled näinud seda või? Okei. Paneme lõpetuseks selle video lihtsalt taustale, sest see on bänger. Oskad leida või? Sellepärast, et ütleb mingi, et me pole narkomaanid ja siis see, kuidas ta seda nagu teeb või? See viipe, vaata, meest hakkab nagu kuidas ta nagu annab edasi seda ju. Ja siis ta lihtsalt paneb suht crazy't seal. No need sõnad on ka suht julmad ju. Eesti Laul, viipemees. 5 miinus viipemees. See S-ongi ei ole või? Sa googeldad Microsoftis või? Vabandast, sa võid googelda sa Microsoftid või? Ja, ei googelda, kõik näevad seal praegu. Ei googelda. Sa kardad oma seda Instagrami profiili näidata, aga sa julgelt näitad, et see on Microsoft Edge'iga siin lased ringi. Ei, siis see oli lahti siin, lumejänesed olid lahti siin, siis ma läksin sellega. Oh my god. Näe, mul on Chrome. Ma just tahtsin öelda, see pole installitudki raudselt. On ju! Ma arvan, see käid läbi Microsoft Edge'i seda Chrome'i kasutamas. Kas see on see mees? See ei ole see mees. Ei, oota, pane edasi. See, kus nad laulma hakkavad. Näe, see on see mees. Opa! Let's do the go. See on mute peal või miks ma ei kuule? Jaa. Pane suuremaks. Kas te teate 5 miinuse neid... Me pole narkomaanid, pole midagi muud. Mingi sükse. Midagi teinud. Aga ma ei tea ise ka. Tahan kuulada. Kas me saame üldse lasta seda videot nagu netis? Äkki me saame mingi... Kui me ise seda nagu sükst asja peale teeme, siis on fine. Okei, siis teeme asja peale. Ja nagu see juba on okei. Okei. Aga vaata. Nagu ma vaataks pigem seda meest kui seda video. Aga mulle meeldib, et ta läheb 5 miinusega kokku, tal on ka prillid ja värk. Väga läheb. Ta on üks nendest liikmetest. Ta on nii sees nagu. Aga see on raudselt plaanituki nii, siis me... Okay. Vaata kui hea. Ta oleks nagu mingi mitu nädalat harjutanud. No see on Eesti Laul, aga ma mõtlesin, ikka pead harjutama ka.
kui klubis siukest venda näed niimoodi kaasa elab, ma oleks eemal, ma kardaks lihtsalt. Nagu kui kanged ained olema peavad, et niimoodi lasta. Oh. tal on isegi nagu dekoratsioonid või rekvisiidid. Rekvisiidid. Jah, palun. Me peaks peale rääkima vist või? Teeme respekt sellel tüübil igatahes, et nii vabalt julgeb olla. Nagu need lavaldajannast ei saanud narksi teha, eriti kui sa sükst laululaud, aga see vend raudselt tegi. Ta pole ühtegi vabandust mitte teha. Ei, kõva. Siis reedel samamoodi peole või? Jah. Või? Aga... Oota, ma ütlen sellega, et tegelikult ju on olnud jutte ka või mingid olukordi, kus inimesed, kes nagu viipekeeles siis tõlgivad, nad teevad valesti ju. Et nad ei ole päris. Millega oli see skandaal hiljuti, mingi 7 aastat oli teinud. Sa nagu vaatasid, ma ei mitte midagi aru, mida sa räägid. Mida mitte ei räägi, aga noh. Ma alati, nagu kui see olukord tuli, ma mõtlesin ka, et kuidas suke inimene nagu, ma ei mäleta sealt 7 aastat, aga juhul pikalt töötan niimoodi. Ma nagu ei saa aru, kuidas pimedad inimesed jõuavad nagu sinna ülekäigurajani, kus nende see ületuspunkt on. Nagu kuidas see kõik ülejäänud ülekäigurajad üle said ja sinna jõudsid välja vaata. Rääkimata sellest, et sa jõuad kuhugi saatesse, teed seal tööd ja keegi tea, et sa teed vale tõlget seal. Mingi suvalt välja mõeldud lihtsalt. Töövõit. Teate, mul on veel paremat mussi kui see. No. I see what you doing there. Smooth criminal. Davai, adios. Good job. Kui soovite meid palgata, siis palgake meid. Me oleme väga head dubleerijad.